Ma kutsun teie ette Meeta Vardja. Ta räägib meile siis tantsusaate muusikast ja täpsemalt Elmerice Partsi, Gerd Nego ja Ella Ilbaku kavades. Meeta Vardja on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse doktorant. Ma saan aru, et ta uurib muusikateaduse ajalugu, muusikateaduse kateedri kujunemislugu. Ja sõna on sulle. Tere! Ma alustan samast Ella Ilbaku artiklist, mis korra juba käis läbi peaesineja puhul. Nimelt siis 1918 ilmus Postimehes artikkel pealkirjaga Tants ja tantsijanna, ja kus siis Ilbak tutvustas lugejale plastilise tantsu põhimõtteid. Ja selle sissejuhatuses ta ütleb, et on väga oluline küsimus, kuidas võib tants väljendada muusikat. Muusikamehed iseäranis, kellele muusika nende üteluse järele tundub absoluudina, leiavad, et iga tõsise muusika tantsimine on selle muusika lavastus. Ja tõepoolest, et koos moderntantsu sünniga toimusid sellised pöördelised muutused mitte ainult selles tantsukunstis endas, vaid ka selles, millist muusikat hakati kasutama tantsusaateks. Ja need uued tuuled tõid kaasa siis erinevaid vastakaid arvamusi ja diskussioone. Et ühe leeri jaoks oli vastuvõetamatu, et sellist lääne klassikalist puhast instrumentaalmuusikat tantsitakse või selle saatel tantsitakse. Teiste jaoks oli jällegi see selline uus võimalus. Ja esimesena hakkas lääne klassikalist muusikat oma tantsusaateks kasutama moderntantsu rajaja Isadora Duncan. Ja põhiliselt ta tugineski juba olemasolevale klassikalisele muusikale tuntud autoritelt, näiteks Chopin, Wagner, Tšaikovski, Beethoven ja nii edasi. Siit ilmselt ei näe te kaugele, sest see on üsna kribu, aga need on tema kaks kava, üks 1908, teine 1911. Siin parempoolsel on näha, et siin on kavas näiteks vararomantik Schubert, samuti Chopin, nende muusikat siis kasutatud. Vasakpoolsel kaval on näha, et tantsis Rameau muusika järgi ja samuti muusika Glucki Orfeusest, ehk siis ka lavateostest. Ja Duncan kasutas ka isegi või tantsis isegi suurte sümfooniliste vormide saatel, nagu näiteks Beethoveni 7. sümfoonia või Schuberti lõpetamata sümfoonia ja samuti lõi tantse katkenditele näiteks Wagneri ooperitest ja teistest lavateostest. Ja sellise varase moderntantsu esindajad nägid siis muusika ja tantsu vahekorda selliselt, et tants tõlgendab seda olemasolevat muusikat, ehk siis võib öelda võib-olla, et see tants lähtus muusikast, mitte vastupidi, ehk siis muusika oli väga oluline osa. Hiljem need võimalused, kuidas näha muusika ja tantsu vahekorda avardusid. Lihtsalt ühe näitena, et näiteks Ameerika moderntantsu esindajad mingi hetk olid väga huvitatud sellest, et visualiseerida muusikateose vormi kuidagi tantsus. Näiteks tehti kavasid Bachi loominguga, kus siis Bachi teoste polüfoonilist faktuuri püüti siis väljendada nii, et igat liini või häält esindas näiteks üks grupp tantsijaid. Ja see tekitas ka suurt poleemikat, et kas Bachi võib tantsida või mitte. Niimoodi. Et eks see suhe muusika ja tantsuga kindlasti teiseneb, aga on selge see, et on raske lahutada seda kahte valdkonda. Ja täna ma keskenduksin siis selle saate muusika teemale Eesti kontekstis ja siis täpsemalt 3 väljapaistvama tantsija näitel, Parts, Nego ja Ilbak. Ja ma püüan siis anda lühida ülevaate, et millist muusikat nemad oma kavades kasutasid, mis olid nende eelistused, kas nende omavahel oli sarnasusi või erinevusi. Ja siis ühtlasi puudutan natuke seda, et kas selle muusikalist aspekti kajastati tolleaegsetes arvustustes ka või mitte. Ja põhiliselt toetungi just ajakirjanduses ilmunud tekstidele ja siis säilinud kavadele. Ja alustuseks tahaksin öelda, et
Ehkki on olemas need kavad, kus on kirjas heliloojate nimed, siis sageli on raske kindlaks määrata, millist konkreetset heliteost ühe või teise tantsunumbri puhul kasutati. Näiteks siin on näide ühest kavast aastast 1920. Elmeriis Parts ja Gertrud Pedrik siis tantsisid. Ja siin on siis nii, et vasakul pool siit vaadates siis on kirjas tantsu pealkiri ja paremal pool on ainult helilooja perekonnanimi. Ehk siis saab ainult oletada, et milline konkreetne Glucki teos oli näiteks tantsurituaal saateks või millist Brahmsi valssi kasutati. See kava on detailsem uurija õnneks, siis Elmeriis Partsi kava aastast 1923 Tantsis Estonias, saksakeelne, et siin on siis lisaks tantsu pealkirjale ja heliloojale nimetatud ära ka see konkreetne teos, näiteks number 2, saame teada, et oli Chopini prelüüd number 17. Aga isegi siis, kui alati ei ole konkreetset teost nimetatud, saab mingisuguseid üldistusi muidugi ikkagi teha. Ja üldiselt saab öelda, et siis Eesti selle 3 tantsija kavades domineerisid põhiliselt 19. sajandil tegutsenud heliloojad ja ka need, kes veel 20. sajandi alguses siis ka komponeerisid. Ja need heliloojad omakorda võib ühel võimalikul viisil jagada minu meelest 3 kategooriasse. Mingis mõttes ka 4. Et esiteks siis olid esindatud arvukal hulgal sellised lääne muusikalookaanonisse tugevalt kinnistunud nimed. Johannes Brahms, Frédéric Chopin, Richard Wagner, natuke hilisematest Claude Debussy, Alexander Scriabin ja varasematest Beethoven. Ja võib arvata, et võib-olla selline muusika oli ka üsna kõige kergemini kättesaadav ja tuttav. Varasematest sajanditest oli märksa vähem esindajaid, aga siiski käisid vahel läbi sellised nimed nagu Johann Sebastian Bach ja Jean-Philippe Rameau või siis ka Gluck 18. sajandist. Ja selles mõttes selline valik ühtib ka näiteks Duncani eelistustega ja ühtlasi näib, et Eesti tantsijad eelistasid nagu nende enda ajast natuke võib-olla varem valminud teoseid, mitte oma aja nii-öelda kõige uusimaid trende. Et ka Debussy ja Scriabin näiteks, kes olid väga esindatud Ella Ilbaku puhul, et nemad olid 20. aastaks ju tegelikult meie keskelt lahkunud siit ilmast. Teiseks on nendes kavades märgataval hulgal geograafiliselt lähedal paiknevate maade heliloojaid. Soomest näiteks Jan Sibelius, Oskar Merikanto, Norrast Edvard Grieg, Lätist Jasep Svitols, Venemaalt Anton Rubinstein, César Cui ja mitmed teised. Ja märkasin ka seda, et tundub, et mingil määral mõjutas muusikavalikut ka see esinemiskoht. Et näiteks kui Gerd Nego käis oma õpilastega 29. aastal Helsingis kavaga Nõiaring, siis võrreldes praktiliselt sama kavaga, mida esitati Eestis, oli siis Soome puhul lisandunud Merikanto ja Grieg sinna kavva. Või siis, kui Ella Ilbak esines Pariisis 1927, siis jällegi ei kohta kavas Eesti või Vene või Soome heliloojaid, vaid pigem oli rõhk prantslastel, Fauré, Debussy, Ravel ja siis ka sellised suurnimed nagu Beethoven ja Wagner. Siis kolmandaks on minu arust päris huvitav, et eriti Neko puhul, aga ka Parts ja Ilbak, nende puhul võib seda ka öelda, on nende kavades siis päris palju selliseid heliloojaid, kes meile tänapäeval pigem mitte midagi, kelle nimed meile suhteliselt midagi ei ütle ja mitte ainult muusika kaugele inimesele, vaid mulle tundub isegi ka muusikalooga rohkem tuttavatele. Siin on mõned perekonnanimed välja toodud. Ma ei tea, kas keegi tunneb või oskaks neid seostada muusikaga või kuidagi rohkem nende kohta midagi öelda. Mina isiklikult pigem ei tunne neid. Et oleks väga huvitav teada, kuidas nendeni tantsijad jõudsid või mis oli selle valiku põhjuseks. Ma ise mõtlen, et võimalik, et nende jaoks ei olnudki oluline,
eriti Nego jaoks, kas see autor on väga tuntud nimi, vaid et lihtsalt kas see konkreetne teos kuidagi toetab selle hea tantsunumbri loomist. Ja siis võib eraldi välja tuua siis Eesti muusika, Eesti autoritelt, mida kõige rohkem esines Gerd Nego kavades, mingil määral ka Partsi puhul ja siis Ilbakul kõige vähem. Ja Gerd Nego koos oma õpilastega siis esitas 30ndatel päris palju Eesti muusikat sellistelt autoritelt nagu Adolf Vedro, Eugen Kapp, Riho Päts, Evald Taav ja ka Eesti sellist nagu rahvamuusikat. Ja tegu oli ilmselt tema puhul täiesti teadliku valikuga, sest tema kohta kirjutati, et Nego on endale ülesandeks teinud rahvuslikke motiive meie lavatantsu tuua. Ja paistab, et 30ndateks aastateks suurenes Eesti muusika osakaal ka Partsi puhul, et aastal 29 märkis keegi, et Parts tarvitab osalt oma tantsu jaoks Eesti muusikat, peaasjalikult rahvamuusikat ja 8 numbrist leiame 3 Eesti viisi, see on asjaolu, mis väärib järele tegemist. Seda kiideti heaks. Ja on teada ju, et Parts 30ndatel ka üldse loobub plastilisest tantsust ja hakkab tegelema nimetatud stiliseeritud rahvatantsuga. Aga huvitav on ka, et kui Parts kõige esimest korda lavale astus 1915, siis kõlas seal Mart Saare saatemuusika, nii et see suhe Eesti muusikaga oli ka varem olemas. No kindlasti sõltus nende tantsijate muusikavalik nende taustast, ka kogemustest. Näiteks Ella Ilbak oma mälestuste raamatust meenutab, kuidas ta Peterburi õpingute ajal tutvus Debussy ja Scriabiniga. Neid tutvustas talle üks Lätist pärit Jaanis Sahlit, kes oli teinud seda suure passiooniga. Ja samuti ta märgib seal, kui kustumatu mulje jätsid talle Scriabini orkestriteosed, mida ta kuulis siis kontserdisaalis ja näib, et sellel ajal saadud tugevad muljed siis mõjutasid ka hiljem tema muusikavalikuid. Kindlasti erines 3 tantsija puhul see, millisena nad nägid muusika rolli tantsus. Et kui Ella Ilbak lähtus pigem selle plastilise tantsu põhimõttest, kus muusikal oli selline juhtiv roll võib-olla, kus tants tõlgendas siis seda muusikateost, siis Gerd Nego ja Parts nägid muusikat hoopis iseseisvamana, autonoomsena. See väljendus näiteks selles, et kavadesse ei lisatud enam alati helilööjate nimesid või siis ka, et esitati selliseid tantsunumbreid, millel ei olnud üldse saadet, mida üks arvustaja siis pidas mitte harilikuks julgustükiks. Partsi puhul näib, et alguses oli muusika tema jaoks olulisem, siis kui ta tantsis rohkem Duncani vaimus, aga 22. aastal juba kirjutatakse tema kohta, et tema suhe muusikaga oli muutunud, et see viimane ei olnud enam tõlgendatava rollis, vaid saatis tantsu iseseisva üksusena. On märgitud, et tantsus kuulutus puuduski saatemuusika täielikult. Järgmine aasta öeldakse, et tema puhul siis muusika etendab kõrvalist osa. Ja 26. aastal, kui Parts hakkas tantsima koos Herman Oginski ja Heiko Koltiga, kirjutas üks Sakala arvustaja, et Partsi puhul või selle paari puhul ei saa rääkida muusika tõlgitsemisest nagu see mõeldav tavaliselt, et nendele tantsijatele oli muusika vaid rütmi ja takti märkijaks ja otsekohest muusika tantsimist ei ole sugugi olemas. Ja selle tõenduseks oli siis tantsunumber Morphium B, kus siis tantsijad liitusid täielikult nendega, kes tantsumuusika eestkostmisest tahavad vabastada ehk iseseisvaks muuta. Ja nad tundub tõesti, et Parts oli selline otsiva vaimuga ja ka sealhulgas nagu muusika või helilise plaani osas. Näiteks nende sellises kuulsas tantsunumbris Masin number 13 lõid helilise tausta hoopis viled, paukude lahmakad ja tantsijate jalge aluse suure plekkplaadi plärinad. Gerd Nego suhtumist muusikasse mõjutas kindlasti see, et ta oli õppinud Rudolf von Labani juures ja Labani üheks eesmärgiks oligi ju tantsu vabastamine muusikaorjusest ja et anda tantsule iseseisvus. Ja 1924 kirjutab Postimehe arvustaja Negost, et tema puhul paistab silma, et muusika interpreteerimine kehaliigutuste kaudu
ei ole oluline, vaid et tants omaette oma õigust nõuab. Tants tantsu pärast tahab olla ja mitte muusika pärast ning muusikal on ainult saatev osa. Ja ka Neko puhul esines siis ilma muusikata ülesastumist või tantsimist üksiku instrumendi nagu kong või trumm saatel. Ja veel 15 aastat hiljem, 1939, märkas teine kriitik, et Neko loob oma tantsud eelkõige visuaalsetele elementidele ja assotsiatiivsetele momentile tuginedes, mitte otse muusika meeleolust lähtudes. Kõige konservatiivsem ja ajas vähem muutunud tundub olevat Ella Ilbak. Tema kohta kirjutas 23. aastal Johannes Semper ajakirjas Looming, et sellal, kui kõikjal liikmeid treneeritakse kaugemale virutama ja sirutama, siis kaugemale tsentrumist hingest, sellal, kui uusi muusika põristab trummidega ja võtab agarasti arvesse uut ajastikku rütmi Stravinskiga eesotsas, see oli siis aeg, kui Stravinskil oli neoklassitsistlik periood, sellal, kui proua Parts ja H. Kolt ehk siis Heiko Kolt innukalt proovivad masina Foxi, ilmselt viitas sellele samale masina numbrile, on Preili Ilbak ikka truuks jäänud oma debüssiilikele meeleoludele. Tõepoolest, tundub, et Ilbak oli lüürilisele poolele kalduv, tal olid omased sellised impressionistlikud lühipalad ja muljete loomine ja Debussy sobis selleks väga hästi. Näiteks tantsis ta korduvalt ühte numbrit Debussy kuulsale klaveripalale Clair de Lune, kuuvalgus. Aga samas paelus teda nii nagu ka Duncanitki Wagner, kes on hulga dramaatilisem. Ja see tema kõige kuulsam tants Sleek on siis loodud Wagneri katkendine Wagneri ooperist Valküürid. Ja nagu öeldud, siis oli tema jaoks oluline ka Skriabin. Nüüd, ja tema jäi siis lõpuni truuks plastilise tantsule. Ei läinud nende uuendustega väga kaasa. Nüüd lõpetuseks tahaks siis natuke puudutada seda, et kui palju üldse puudutati muusikat või muusikalist aspekti tolleaegsetes arvustustes ja tantsuteemalistes artiklites. Et nii palju, kui ma sain süveneda, siis mulle näib, et tegelikult väga harva. Et mainiti küll heliloojaid ja teoseid, aga pigem nagu faktina, kui ühte või teist tantsunumbrit hinnati, et kuidas see õnnestus. Aga ei antud hinnanguid just muusika valikule tavaliselt. Aga siiski mõnel üksikul korral juhtus ette, et toodi välja seda, et see tantsunumber ja saatemuusika polnud omavahel kooskõlas. Näiteks kui Parts 24. aastal Helsingis esines, siis möönis arvustaja, et number heroiline motiiv olnud hea, aga muusika prantsuse heliloojalt Godardilt, graatsiline masurka, polnud siis küllalt kohaldaselt valitud. Või siis kirjutas arvustaja Nego õpilaste kohta 31. aastal, et nad on vääriti saanud aru groteski väljendamisest, kasutades seda seal, kus seda ei peaks. Tsiteerin, kui pühapäevasel matineel ette kanti Chopini listi Capricciole mugavdatud tants mingi valulise ja käristatud ilmega, siis ei taha meie sellist tõlgitsust vastu võtta, vaid tõrjume tagasi kui sobimatu. Ja arvustaja viitab siin ilmselt sellele, et Capricciole on pigem omane selline kelmikas või humoorikas meeleolu kui valuline ja käristatud. Vahetevahel oli ka vastupidi, et märgiti ära, et muusika ja tants olid eriliselt kuidagi harmoonias. Näiteks Partsi puhul tõdeb arvustaja 23. aastal, et tants Ungari motiiv toodi taltsutamata kirgilise andumusega esile, nagu seda Brahmsi Ungari tantsud nõuavad. Vahel ka anti soovitusi, et näiteks Partsile soovitati 22. aastal, et ta võiks Rubinsteini balletist siis teisigi numbreid kaua võtta. Eesti varased modern tantsu esindajad siis tavaliselt esinesid klaverisaatel, juhtus ka neid hetki, kus sai orkestriga üles astuda. Ja seda saateinstrumendi teemat ka puudutati vahel. Põhiliselt siis kurdeti näiteks, et klaver ei suuda edasi anda nii mitmekesiselt seda muusikat, mida võimaldaks orkestripillid. Või siis, et üks arvustaja oli kurb, et klaver kõlas ooperi suures vaateruumis liiga nõrgalt.
selliseid suuremaid arutelusid muusika tähenduse üle tantsus ma pigem ei leidnud, aga siia lõpetuseks ma tooks siiski ühe sellise erandi. See on Hanno Kompusesulest, kellest me just kuulsime, kes arvustas 24. aastal Ella Ilbaku tantsuõhtut ja siis ühes osas oma arvustusest ta arutleb selle üle, et kuidas siis 20. aina kerkib esile saate muusikata tants. Ja huvitavalt arutleb siis, et ta ei ole miskipärast kohanud selliseid tantsunumbrid, millel ei ole muusikat saateks, mis oleksid sellised helged või rõõmsad, lüürilised, vaid nad kõik kajastavad sellist õudust või groteski. Ja siis jõuab lõpuks sellise intrigeeriva väiteni, et ju ei ole siis vist muusikas nagu selliseid vasteid, mida võiks selliste tunnete väljendamiseks kasutada. Et ta ütleb, et on midagi muusikata tantsijate liigutuste arsenalis, millele ei tea vastavat nimetada muusikavallast. Sellega ma lõpetan. Aitäh!